Tere sõbrad! Olen siin Udon Thani provintsis ja sellises kohas nagu Nam Son. Ja Nam Somi, näete, siin on riisipõld kohe kõrval. Näete, siin on kohe riisipõld. Ja siin riisipõllul siis kohe-kohe varsti on saak valmimas. Vaatame, milline see riisitaim ka välja näeb. Ja näete, siin on vesi. Näete, siin all, riisitaimed all on vesi. Need riis kasvab täitsa vee sees selline. Ja siin kõrval kohe on meil siis suhkruroog. Kes teab, kes on roosuhkrut varem söönud, siis suhkruroost, näete, sellisest roost tehaksegi suhkrut. Ja võtame siis selle taime, vaatame kuidas ta maitseb meile siin. Niimoodi, lõikame natuke vähemaks ja vaatame tehti. Nii. Võtame siit ka ära lehest. Ega ma päris professionaal ei ole, eks ole, et siin tuleb natuke peab sellist igapäev ei tee tead seda tööd, siis ega siis ju täpselt ei tea. Võime natuke siit ka puhtaks toht ka ära. See on niisugune tavaline suhkruroo, väike selline noakene, matšeetekene võime öelda. Ja tegelikult see on nüüd nagu juba valmis korjatud saak. See on küll selline väike, siin on ka suuremaid, kui te näete, siis taimed on ikkagi mingid 3,5 meetrit kõrged on suhkruroo taimed ja nad kasvavad veel kõrgemaks. Nii et see ei ole veel lõppkasvufaas. Lihtsalt praegu veel on mõned kuud jäänud. Ja siis see puhastatakse niimoodi ära. Näete, puhastame niimoodi ära selle suhkruroo. Ja võtame nagu need pealmised kihid maha. Ja siis niimoodi niimoodi on juba valmis toode. Ja see läheb nüüd siis on selline press. Ja selline press, eks ole. Ja siis pressi vahelt on 2 sellist rullikut on. Ja 2 rulliku vahelt siis suure sellise jõuga pressitakse välja suhkruroo siirupsid. Lastakse niimoodi läbi, siis lastakse järgmine läbi. Niimoodi, et need jäägid jäävad alles ja mõnikord lastakse 2 korda isegi läbi. Ja siis see suhkruroo siirup siis läheb siis eraldi anumas. Ongi selline kohe suhkruroo press on olemas. Ja seal on samamoodi nagu oliiviõliga, et esimene press on siis see A-kategooria suhkruroo siirup ja teine kord, kui lastakse läbi, siis on see B-kategooria nii-öelda. Ja A-kategoorias siis saab sellist hästi puhast suhkru massi. Et siin Kagu-Aasias kasutatakse hästi palju, just kasutatakse mitte nagu sellist purusuhkurt, nagu ütleme Eestis ja Euroopas süüakse, vaid on selline nagu ütleme karamelli selline päts ja sealt võetakse suhkrut, seda pannakse toitude sisse, et sellest saab seda. Ja siis see teine kategooria sellest siis see läheb kas kuskil edasimüügiks või aurustamisele, et sellest tehakse juba siis kristallsuhkurt, mida teie ka oma tee ja kohvi sisse panete. Aga vaatame, kas me saame natuke maitsta ka seda. Ta on tegelikult siuke päris puine, aga siin keskel on, kui me nüüd vaatame siin keskel, näete, see on niisugused kiud kohe. Et ega ta mingi väga isuäratav välja ei näe, et ei ole päris nii, et sa lähed kuskile džunglisse satud ja siis hakkad seda suhkrurooga. Ta on ikkagi nagu puukoort sööks põhimõtteliselt. No, proovime maitseme. Aga ta on küll jah, sa närid nagu seda tõepoolest nagu mingi, kes on kunagi mingid, ma ei tea, mingid kuskilt lõiganud näiteks vahtral või lõiganud väikest kiudu ja siis närinud seda, et see on umbes sama asi, aga ta on hästi magus. Et selline väga mõnus. Tegelikult ma kujutan ette, et isegi snäki lauale võiks panna teleka ette niimoodi närida vaikselt, et nagu pähklikribist, et närid ära, viskad selle jäänuse siis eraldi. Vaatame, proovime veel. Tõeliselt mõnus. Et kui jah, kellelgi tulete Taisse, siis te näete turgudel kindlasti on, näete, sellised palgikesed on, siis need on suhkrurood tegelikult. Ja siis nad lasevad sealt masinast läbi ja sealt saate kohe seda värsket siirupit ka osta. Ja võite endale ühe sellise kojuga viia, et siis saate proovida, mis maitsega see päriselt on. Aga ütleme, kui ta on noor, see taim, mul ei ole, üks noor taim siin on. Võtame selle noorema taime. Nii. Ja noorel taimel on natuke veits teine tera. Et noor taim on siis, tal ei ole veel jõudnud nii palju tekkida seda kiudu nagu sinna sisse. Ja vaatame, siin peaks olema täitsa keskel selline, täitsa mõnus selline asi kohe.
ja vot see on küll nüüd, seda isegi tai lapsed söövad snäkiks. Proovime siit väiksema tugaga just täna kaasas ei ole, aga saame sellega hakkama. No vot selline snäkk. Ja vot sellist asja närivad lapsed siis. See on, et lapsed küsivad, et MS-i anna mulle suhkruroogu, siis MS-i annavad sellise asja, lapsed närivad. Kui hea. Tõesti hea, ma võtan kindlasti kaasa siit midagi ka täna õhtuks. Aga vaatame, mis siin veel pakutakse. Mis ma tahtsin rääkida, et siin see, kus me praegu oleme, on tegelikult kuulub ühtedele tai inimestele, kes elavad siin lähedal. Nad ei ela konkreetselt siin põllu ääres, aga nad elavad siit, ütleme, kuskil 2 kilomeetri kaugusel. Neil on eraldi väike majakene seal, eks ole, ja siis need põllumaalapid on kõik siin. Et näiteks see põllumaalapp kuulub minu tuttavatele, järgmine põllumaalapp sealpool kuulub järgmistele inimestele, eks ole. Siis, kui me vaatame sinna poole, siis seal on järgmine põllumalapp, see on tulnud hooldamata selline. Nii et igal nagu maja omanikul on väike põllumalapp, aga nad ei ole nende majade juures. Majad on ikkagi linnas koos kõik ja siis need põllumaalapikesed on eraldi. Ja see on umbes samamoodi nagu näiteks kuskil Viljandis või Tootsis näiteks, ma tean, on näiteks inimesed elavad kortermajas, aga tegelikult igal ühel on mingi väike aiamaakene või selline. Ja siin on sama värk. Ja siis nemad kasvatavad praegu siin suhkruroogu põhiliselt ja riisi. Ja eespool seal oli ka, nägin, olid mingid mangod, olid seal ja midagi oli veel, aga põhiline on ikkagi see riis ja suhkruroog. Et riis on selline uhkuse asi, et kui sul on riisipõld, siis sa oled ikka tegija, ütleme niimoodi, et ei ole mingi niisama. Nii, vaatame, milline näeb välja riisitaim. Näete, põhimõtteliselt ta näeb välja nagu tavaline mingi heinataim. Vaatame, kas me saame siit kätte ka. Ei saa kätte. Aga noh, põhimõtteliselt on niimoodi, et kui ma ei saa siia vette minna, siin mulksub ka midagi muliseb seal. Ei tea, kes seal elab. Ja siin on igasugust huvitavaid loomi elab tegelikult. Isegi osadel riisipõldudel on sägad isegi sees. Nii puhul, õnnestub välja sikutada üks juurtega siit. Aha, saime kätte. Nii, selline näeb välja siis riisitaim. Näe, väike krabikene, pisikene krabi oli siin. Vaata, mis siin veel on. Näe, sellised on riisitaime juured. Aga noh, riis ei ole ka praegu valmis. Ja riisiterad siis tekivad siia üles, eks ole, mitte siia all. Aga selline näeb välja riisitaim. Kahjuks ma ei saa teile näidata, milline ta on nagu saagiküps, aga paneme ta siia tagasi, midagi taga ei juhtu siin. Kasvab ilusti edasi vee sees. Aga jah, siin ütleme nii, et kuskil 2 kuud on veel, siis ta on koristusküps ja siis peaks kenasti riisi hakkama tulema. See läheb samamoodi läheb kuivatisse ja siis läheb säilitus, sellised säilitus väiksed majakesed, sellised puidust onnikesed on igal ühel õue peal. Need ei ole nüüd siin, vaid need on nüüd juba nende elumajade juures. Ja siis mida suurem sul see väike riisikuivatus puidu onnik on, seda siis jõukam sa nagu oled või noh, siis naabrid vaatad, et temal on palju suurem onnikene kui minul, eks ole, et noh, nemad on siis jõukamad äkki. Nii et see on niisugune uhkuse näitamise asi, mitte milline auto sul õue peal on, vaid milline siis riisi säilitamise või kuivatamise majaka. Ma võib-olla panen siia video lõppu veel, milline see majaka välja näeb. Ta ei ole midagi väga ilusat, aga ütleme, see on staatuse sümbol. Ja sellised näevad välja siis need riisi säilitamise majad. Et kui su riisisaak on ära korjatud, see läheb kuivatisse, kuivatatakse ära ja siis pannakse sellistesse majakestesse jalgade peal. Et alt käib õhk läbi ja siis seal sees on siis suurte kottide sees riis. Puhastamata riis vist see veel. Sellised. Et need on sellised keskmised majakesed, et ei ole kõige väiksemad, kõige suuremad. Udontaanid või. Aga näete, ilm on ilus. Taevas on sinine. Mingit vihma ei ole, kuskil midagi. Täna on meil 9. oktoober 2025 ja lubas ju ilusaid torme ja üleujutusi ja ma ei tea mis kõike, et täna on päev otsa ideaalne ilm tegelikult olnud, aga selles ma ütlen, taima seda ilmateadet ei ole mõttetud. Nii et selline väike ülevaade teile, et võib-olla keegi lihtsalt ei ole kokku puutunud sellise asjaga, et
siis selline on siis suhkrurõõtaim. 3,5 kuni 4 meetrit võib isegi tegelikult taime kõrgus olla. Siin kohati ma nägin 4 meetrist. Ja ei ole selline asi, et paned kohe teetassi sisse ja segad ära. Ja siin on näete, väiksed noored papaiataimed kasvavad. Papaia ei ole siis puu, et papaia on taim. Ja kasvab kuni 6 meetri kõrguseks. Kultuurpapaia. Oleneb papaia sordist ka, et osad on sellist piiklikud papaiad, osad on ümarad papaiad, osad on madalamad taimed, osad kõrgemad. See taim on kuskil, ma ütleks 2 kuud vana. Et päris kiire kasvuga. Aga jah, päike hakkab loojuma juba. Täpselt nagu Eestimaal oleks, mitte mingit vahet. Nagu viljapõld. Riisipõld või viljapõld. Samamoodi. Samasugune muru, samasugune kõik. Noh, ainult näiteks, et siin selle veevanni all võib kobra alla, eks ole, aga mingid muud vahet erilist ei ole. Aga see puu, mis te arvate, mis puu see võib olla? Sellise lehe kujuga, jätke endale meelde. See on mango. Selline näeb välja mango noortaim. Mina ise istutasin mõned aastad tagasi endale ka aeda mangod. Siis ma õnnestus üks suur mangopuu ära tappa sipelga mürgiga, kuna ma ei osanud sipelgatega veel sel ajal käituda. 3 aastat tagasi tegelikult. Ja nüüd ma istutasin 2 tükki asemele. Ja päris kiire kasvuga on tegelikult. Aga tuleb ülevalt lattu kärpida, et liiga kõrgeks ei lähe ja tuleb jälgida, et puusipelgad ei tuleks. Et kui lehed, kui sa näed, et mango puul on lehed niimoodi kuskil koos, siis see tuleb ära lõigata sealt. Siis on järelikult puusipelgad. Ja puusipelgatel nad iseenesest taimega ei tee midagi, aga nad kasvatavad lehetäisid. Ja lehetäid on niimoodi lehe all siin, sedasi on siis väiksed valged, sellised putuka moodi elukad. Ja kes on mõnda loodussaadet võib-olla vaadanud, siis teab, siis need punased sipelgad, ehk siis need puusipelgad peavad neid lehetäisid kui väikseid lehmasid. Nad lüpsavad neid. Sest lehetäid, kui nad söövad neid lehti, taimelehti kribistavad, siis eritavad mingid magusad sellist ainet ja siis sipelgad söövad seda. Aga probleem on selles, et lehetäid ei söö mitte vanu lehti, vaid nad söövad, et kui siit hakkab noor uus mangoleht tulema, nad söövad selle uue mangolehe ära, nii et see mango üldse enam ei kasva suuremaks. Seda tuleb kogu aeg jälgida, et punased puusipelgad ei oleks, siis mango kasvab väga hästi. Selline info teile. Siin sealpool oli kõrvits, siin kasvas. See on siuke vili nagu tarovili, siin on ta väga-väga väike veel. Selle leht kasvab siis, metsiku taroleht võib kasvada kuni 3,5 meetri suuruseks, siis mõõdetult sellest kohast kuni selle kohani. Aga siis selline kultuurtaro, nii-öelda, mida süüakse ka nagu kartuli muul on, siis selle leht on kuni meeter. Aga see on jah siin. Piparmünt oli siin olemas ja niimoodi nagu esmapilgul ei saagi aru, nagu sellist piire nagu ei ole siin, et kus see õige taim hakkab ja kus on siis see sidrunhein, eks ole, näiteks siin. See pidi ka mingi sööda taimanud. Mingid õied pidid tulema, mis on siis, millest saab mingid jooki teha. Et selline aiamaa. Viktoriini küsimus, mis taimega tegu on. See on nii lihtne, et seda ma isegi ei ütle teile. Aga ilus on see Eesti taimaa. Crab. ลงไป Crab.
ja nagu te teate, siis iga aiamaa juurde käib üks suvila. Näete, siin on selline suvila. Aga suvilal ei ole seinu. Et see on täiesti piisav, näiteks kui on vihmane ilm, siia pannakse matt maha, saab süüa ilusti. Et seinu ei ole selline ja saab ka ööbida siin. Sest ma võin öelda, et sääski siin ei ole. Väga mõnus, isegi ööbiks, ma arvan. Ma ei tea, kas just ilma telgita võib-olla paneks mingi telgi näiteks püsti siin ja ööbiks. Väga äge oleks. Teeks mingi lõkke ja grilliks ja nagu Eestis.